Tere tulemast Musta kassitoru lugemisse kaksikud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 16–22 veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin müntide 9, müntide 9 on töö tegemise kaart ja siin kõrval on maailm, mis räägib seda, et kõik töö on ära tehtud, üks etapp teie elus on läbi saamas. Et maailmakaart on nagu suure arkaani viimane kaart. Kui narr on number 0 ja on esimene kaart ehk mingi etapp tuleb uus etapp, siis maailm lõpetab ära. Maailm on lõpetamise kaart, et see näitab seda, et mingi etapp teie elus saab läbi. Ja algab uus, et siin on nagu see töö tegemise kaart, see minu jaoks on nagu pigem selline saagi koristamise kaart, et te olete teinud tööd, te saate nüüd seda saaki koristada, mida te siis olete seal külvanud. Edasi tuleb nädala sees teil selliseid murekaarte. Et siin on see karikate 5 ja siin on mõõkade 3. Ja mure ja segaduse kaart on ka see kuukaart siin all. Et karikate 5 on mure minevikus juhtunu pärast ja mõõkade 3 on suur südamevalu. Sellist südamevalu saavad põhjustada ainult väga lähedased inimesed. Et see mõne lähedase inimese pärast suur südamevalu. Jah, see on suur südamevalu mõne lähedase inimese pärast ja karikate 5 räägib seda, et midagi on minevikus juhtunud. Midagi on minevikus juhtunud, mille pärast teie kurvastate. Teil on 3 karikat läinud ümber ja nende pärast te kangesti kurvastate, aga jätate märkamata 2 karikat, mis teil on veel püsti. Ja kuukaart räägib seda, et te olete suures segaduses, asjad ei ole teie jaoks selged, et te nagu ei näe veel seda lahendust või seda valgust seal tunneli lõpus. Et siin nädala keskel on teil nagu segadust ja südamevalu ja mineviku pärast muretsemist. Aga nädala lõpus näitab müntide baas seda, et see saab läbi. Müntide baas tuleb nagu selle helgusega, selgusega ja hakkab uus etapp teie elus. Ja müntide kuningas siin nädala lõpus räägib rahaasjade stabiilsusest. Et kui teil ennem oli näiteks raha pärast mure, siis raha pärast te kindlasti muretsema ei pea. Et teie rahaasjades saabub stabiilsus ja kõik läheb hästi. Et müntide baas tuleb heade uudistega ja müntide kuningas kinnitab, et teil on rahaasjadega kõik korras, sest müntide kuningas ise on väga ratsionaalne. Temal eelarve on paigas, tema on väga 2 jalaga maa peal kuningas ja tema rahaasjad on korras. Ja kui müntide kuningas tuleb teie lugemisse, siis on ka teie rahaasjad korras. Et mis iganes etapp siin teie elus ennem läbi sai ja see südamevalu läheb ka mööda. Et see nädal algab nagu sellega, et mingi etapp teie elus saab läbi ja nädala lõpp räägib sellest, et mingi uus asi ja mingi uus etapp algab teie elus. No see on selge, et kui üks uks pannakse kinni, siis avaneb teine uks. Ega teine saagi enne avaneda, kui esimene on suletud. Aga selle südamevalu ja muretsemise pärast, no eks see tuleb lihtsalt üle elada. Need päevad tuleb lihtsalt üle elada. Et ärge siis väga kurvastage selle pärast, mis minevikus on juhtunud, te ei saa seda muuta. Te saate teha edaspidi ainult targemad otsused ja keskenduge nendele 2 karikale, mis teil on veel püsti jäänud. Ja ka see segadus, mida kuu siin räägib, et ka see segadus läheb mööda. Et tulevad helgemad ajad, tulevad paremad uudised ja tuleb ka stabiilsus. See ei pruugi ainult rahaasjades olla, see võib ka elus endas olla nagu stabiilne, sellepärast, et see müntide kuningas ongi selline ratsionaalne, stabiilne ja 2 jalaga maa peal meesterahvas. Aga sellel nädalal algab ka tulihoobuse aasta. Et ma soovin kõigile ilusat tulihoobuse aastat, aga eriti nendele, kes on sündinud 1966 ja saavad nüüd sellel aastal 60-aastaseks.
See on see aasta, millal teie olete sündinud. See iga 60 aasta tagant tuleb teie sünniaasta. Tuleb just see aasta, kus te sündisite. Te olete sündinud tulihobuse aastal ja nüüd 60 aastat hiljem on jälle seesama aasta, millal teie sündisite. Ja siit minu soovitus. Kasutage ära absoluutselt kõik selle aasta pakutav. Võtke kõik vastu, mida see aasta teile toob. See kindlasti ongi natukene selline, võib-olla ebastabiilne, võib-olla järskude pööretega aasta. Ma soovitan ka sellel aastal teha teoks need asjad, mida te olete pikalt edasi lükanud. Kas te olete soovinud midagi ära lõpetada, mis on pikalt vindunud ja ei teeni teid enam? Või tahate hoopis millegi uuega alustada, milleks pole teil olnud varem aega või pole olnud õiget pealehakkamist või pole olnud julgust, siis võib-olla seda aastat ära kasutades alustage siis selle uuega sellel aastal ja tulgu need ülejäänud järgmised 60 aastat mingu siis selles vaibis, mida te sellel aastal üles ehitate. Et olgu teil kõigil imeline tulihobuse aasta, tulgu teil siiski olenemata kaartidest selline murevaba ja selgust täis nädal, et lõpetatakse midagi ja avatakse uus uks. Et minge põnevusega ja vaadake ja sellest uksest sisse, minge sealt uksest sisse, kust meist teile avatakse või kuhu teid kutsutakse. Ärge kurvastage selle pärast, mida te muuta ei saa, et vaadake helgelt tulevikku. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like, pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.